kõik kordub uuesti. Vanad mustrid taas laotan laiali. Labürindi müüre laon. Ja siis sinna sisse kaon. Kui kõik on hullud, kes siis valvab kongi just? Kust leida valgust, kui kõik on ainult must? Suuri plaane vahendan, enda valu lahendan. Nii see jääbki, kõik kordub uuesti. Vanad mustrid taas laotan laiali. Labürindi müüre laon. Ja siis sinna sisse kaon. Miks sa nii hilja kohale jõudsid? Tegemist. Mis su hääl viga on? Haige olen. Räägi laibast. Ohver on tapetud kella 2 öösel. Ta on lastud korra rindu. Mõrvarelv on pole kindlaks määranud, kuna sündmuspaigal ei ole ei hülsi ega kuuli. Seega kuul on välja urgitsetud? Ilmselt küll. Pole tuvastanud tema isikut. Tal olid küll dokumendid kaasas, aga meie andmebaasis sükest inimest ei eksisteeri. Sõrmejälgede järgi peaks ikka suutma tema tuvastada. Vabandage, aga kõrvalised isikud jäävad liindi taha. Wow, kes sa endast oled? Jää vait juba. Minu jaoks oled sa mitte keegi. Valige oma sõnu, te räägite politseikomissariga. Ja sina räägid prefektiga. Et hoia oma mokk maas. Ütlen sulle ausalt, ma ei tea, mis eelmise prefekti peast läbi käis, kui ta sind tööle määras. Kahjuks ei ole minul võimalik nii lühikese aja jooksul sind ametist kõrvaldada. Aga kui mul see võimalus tekib, siis ma kindlasti teen seda. Markus Poor. Olen teist palju head kuulnud. Mis teid siia toob? Prefektid ei käi tavaliselt sündmuskohal. Tavalist ei käi jah, aga see on oluline. Kas te teate, mis on ohvri nimi? Jah, minu töö on kolleege tunda. Tema oli Jaanus Tuvi. Ta infiltreerus palgamõrvarite sekka. Kahjuks ei jõudnud ta pisitegijatest kaugemale, sest olulisematest inimestest me ei tea ikka veel mitte midagi. Tundub, et ta jõudis nende tegevusele liiga lähedale. Kuidas teada saadi, et ta nuhkun? Ilmselt on tegemist amatööriga. Mässis on liiga sügavale sisse ja ei saanud enam välja. Ei, amatöör ta kindlasti on. Kui meil oli vaja mingite rühmituste kohta infot saada, siis me pöördusime alati tema poole. Järelikult pidi info lekkima jaaskonnast. Kes sellest veel teadsid? Peale minu ja minu otsese ülemuse ei keegi. Ja meilt see lekk ei tund, seda ma võin sulle lubada. Olete te absoluutselt kindlad, et ainult teie asjast teadsite? See oli meie süsteemides ka parooli ja mitme turvasüsteemidega kaitstud, nii et paroolita ei ole võimalik seda teada. Kindel, et keegi teine salasõna teada ei saanud? See peabki olema ainus võimalus, aga kus, kuidas ja millal, mul pole õrna aimugi. Selle ma jätan teile kahele välja uurida. Minule ja Augule. Sa tahad, et ma Auguga koos töötaks? Te võiksite ükskõik kelle teise valida. Me tegeleme sellega. Istu. Ära isegi ütle midagi. Ma tulin siia ainult selleks, et infot koguda. Ja mina peal lootsin, et sa hakkasid vana sõpra igatsema. Tulid mind vanglasse vaatama. Sõpra? Sa oled mingi psühhopaat, kellel ei ole sõpru.
Alari, igas detektiivis on pisut psühhopaati. Muidu nad lihtsalt ei valiks seda ametit. okei, aitab. ma lihtsalt tahan teada sinu seostusest paruniga. Paruniga, mul ei olnud temaga mitte mingit seost. Või noh, midagi, mida sa tõestada saaks. Et mingi seos oli? Mis mina sellest saan? Vanglast välja äkki? Kui ma vanglast välja saan, ma võin sulle kõik puhtalt südamelt ära rääkida. ma võin sul võtta mõne aasta karistusest maha. Aga sinu eluaegselt see ei päästa. Mees, sa ei saa niikuinii elu sees siit välja. Miks sa ei või lihtsalt mulle seda rääkida? Mul on paruniga mitte mingit pistmist. Usu mind või mitte, see on juba sinu enda asi. Räägi mulle vähemalt paruni seotusest Ivariga. Miks ta oli temaga samas autos, siis kui parun tapeti? Ivar? Kes on Ivar? Okei, see on mõttetu. Valvurid. Oodake. Istu maha. Oled sa kunagi mõelnud, miks ma paruni ära tapsin? Vaata, tead seda ütlust, et kunagi ei löö sulle nuga selga keegi võõras, alati on see keegi lähedane. Ela selle mõttega ja sa elad kauem, usu mind. Mida sa mõtled sellega? Valvurid. Mida sa sellele mõtled? Vasta! Oi jah. Mina olen Saskia. Ole siis selline. Noh, kuidas nüüd öelda, sinu jaoks ma töötan vist põrandaaluse jaoks. Nii. Ja mis sa minust tahad? Mul on sulle üks pakkumine. Okei, aitab. Valvurid, me oleme lõpetanud. Ma usun, et sa tahad mu pakkumist siiski kuulata. Sellest võib sulle päris palju kasu olla. Ainus asi, mida mina praegu tahan, on oma aeg siin ära istuda, siis siit välja saada ja oma eluga edasi minna. Kui sa praegu mu pakkumise vastu võtad, siis võid kas või homne päev siit uksest välja jalutada. Ja mis siis minu ülesanne on? Sinu üks kuskil Pudrumägede ja Piimajõgede vahel suhkruvetis lambaid karjatada või? Ütle mulle, mitmes inimene ma juba olen, kelle sa sama juttu räägid? Esimene ja ka viimane. Saad sa aru, et kõik paberid sinu välja saamise jaoks on juba kord aetud. Vajan ainult sinu nõusolekut. Näe. Viska pilk peale. Okei. Ma võin sellega ühel tingimusel nõusse jääda. Kui minu sõber Alari saab samamoodi siit vangist välja. Okei. Ma ei tea, äkki sul on veel mõni vangis sõber, kelle ma saaksid välja aidata. Unusta ära, see pakkumine kehtib ainult sulle. Sellisel juhul võid sa selle pakkumise kaasa võtta ja siitsamast uksest välja minna. Meil ei ole enam mitte millestki siis sinuga rääkida. Olgu. Teostatav, aga võtab aega. Ja ainult ühel tingimusel. Alari ei saa oma varem vabanemise põhjusest mitte kunagi teada. Selge. Okei, aga nüüd ma tahan teada, milles see pakkumine seisneb. Jälle mitte midagi. Mul juba terve päev mingit kummitust taga ajanud. Selles mõttes mingit tööd saada, me raiskame lihtsalt aega. No, tal peab olema mingi jälgi maha jätnud. Midagi peab olema, millega me saaksime talle jälile.
miks sa üldse arvad, et Ivar millegagi seotud on? Äkki ta saigi lihtsalt naisterahvaga tuttavaks ja plaanib nüüd minema minna temaga? mis seal imelikku on? selgita siis seda. miks oli Ivar Paruniga samas autos? ja miks ta lahkus töölt kohe pärast seda, kui ma hakkasin talt pärima selle kohta? no igal inimesel on toimunud elus midagi kahtlast ja ma olen mitu korda sinult uurinud, miks sa vangis olid. ja ma ei ole sinult vastust saanud. see ei ole sama, see oli ammu. ja kuidas see praegu Ivarist erineb? nii palju kui mina tean, sa võisid olla sarimõrvar, kindlustuspettur, pedofiil, mida iganes. Pedofiil? sa ju tead, et ma olin Ivariga sama asja eest kinni. no see oli liialdus, aga mõte jääb samaks. jäta Ivar rahule ja las ta tegeleb oma asjadega. võime kihla vedada, et ta on kuu-kahe pärast tagasi. see, praegu on asi teisiti. tere. suletud, lahtilõku ajad 11:08. rahu, meil ei ole praegu kliente, või tahad ise hakata mulle palka maksma? okei, istuge, rääkige. esiteks, ma ütlen selle kohe ära. kui mul oleks muud varianti, oleks ma ükskõik kus mujal kui siin. mingi isehakanud asjaarmastajaid ei ole mul huvi toetada. kes te üldse olete ja miks te siin olete? mina olen siinse jaoskonna uus prefekt ning see on kõik, mida te minu kohta teadma peate. 2 päeva tagasi leiti üks meie parimatest uurijatest, Jaanus Tuvi, surnuna. 3 nädalat tagasi ta infiltreerus ühte sarimõrvarite rühmitusse. las ma arvan, teie vahele ja temaga tegeleti. täpselt, me ei jõudnud reageerida. ma ei tea, see tundub nagu teie enda siseasi. miks te üldse meile sellest räägite? no kui te olete pooltki need detektiivid, kelleks Markus teid peab, siis te olete juba aru saanud, et meie jaoskonnas on nuhk. ma ei saa kedagi oma jaoskonnast usaldada, seega otsin ma välistabi. aga Markus, miks te lihtsalt temal ei lase seda uurida? teda te usaldate ju. no ma lasengi tema ja tema kolleegi laugul. aga vaata, auk on alles uus ja kui tema nuhk ei ole, siis tema suust võib siiski midagi lekkida. arusaadav. kas teil on mingit infot, mis meid võiks aidata, mida te Markusele ega Augule ei ole öelnud? ainuke asi, mida ma tean, on Jaanuse elukoht infiltreerumise ajal. kas keegi teadis veel sellest elukohast midagi? mitte keegi. mina olin see, kes selle talle muretses. ja seegi. kas Jaanusel oli üldse mingeid lähedasi ka, kellest võiks meil abi olla? no tal oli naine, aga temast ei ole teil küll mingit kasu. ta ei teadnud isegi, kus Jaanus töötas. ta arvab siiamaani, et ta on mingisugune kinnisvaramaakler.
täna on 15. august. Kell on 18:56. olen suvilas või noh, selleks nad kutsuvad maja, kus nad opereerivad. maja on hetkel tühi. kuid ma püüan teada saada, kes operatsiooni juhib. enne ma kuulsin juttu kellestki Saskiast, kuid teda ma näinud ei ole. laual on arvuti, kuid see on ka paroodiga kaitstud, sinna sisse pääseda mul ei õnnestu. täna on 17. august, 2 minuti pärast keskööl. olen kodus. täna kuulsin oma komandoti pealt telefonikõne ajal. ta rääkis minu jaoks tundmatu inimesega, mingist nõist, kes nende jaoks politseis töötab. Nad rääkisid, et nende nuhk oli just ametikõrgendust saanud ning see tegevat nende tööd veel lihtsamaks. homme on neil plaanis temaga kokkusaamine. loodetavasti saan siis rohkem teada, kellega on tegu. täna on 18. august. kell on 15:35. olen hetkel suvilas. kuulan pealt selle kuradi nuhi ja veel mingi meesterahva vestlust, keda ma ei tunne. meil pole palju aega. boss tahab probleemist kiiresti vabaneda. seetõttu peadki sina sellega tegelema. täna läks mul üks töö viltu, kuna keegi oli meie rühmitusest politsei infot jaganud. ta oli küll pisitegija, sai endale lihtsamad osad, kuid varsti võib sellest suurem probleem saada. seega meil on koputöö. tead ka, kellega tegu on? jaa, loomulikult. keegi Jaanist tuli. ise ma temaga kokku ei ole puutunud, ent ta pidi suht kõva tegija olema. mäletad seda narkoreidi, millest uudistes pool aastat tagasi rääkis? seda, mille käigus terve rühmitus maha võeti. ja mäletan küll, see oli tema või? jah, see oli tema. igatahes ma oletan, et sa tegeled sellega kiirelt ja diskreetselt. jäled ei tohi mitte mingil juhul minu ega ka bossini viia. ja tean, ma ei tee seda esimest korda. persse raisk, ma pean põgenema. sellega on kõik. Perfekt tegi ikka kuradima halva otsuse, kui ta sinu ja Markuse pani nuhke uurima, jah? ja mina tegin ikka kuradima hea otsuse, et ma nii sulle kui ka Refektile saba taha panin. muidu ei teaks me sellest salvestisest mitte midagi. nüüd sul on 2 varianti. kas sa annad selle helifaili siia ja ma lasen su lihtsalt maha, või ma võtan selle su käest jõuga ära ja ma saan su tapmist täiel rinnal nautida. ma arvan, mul on 3. variant ka. mina pääsin siit elusana ja tervena. helisalvestis jääb mulle ja sina naudid elu vanglas. jääb ära. anna see helisalvestis siia. Markus, ma olen Alari. jaa, praegu veel on. kuule, mine muretse order, et Ivarit ja Auku arreteerida. Auk tellis Ivari käest Jaanus Tuvi mõrva. mida sa
unusta ära, lihtsalt hoia augul silma peal ja kui sa saad, siis ürita talt mingit helifaili otsida või lihtsalt... Oota, ma pean lõpetama. Kuidas sinust tunned? Nagu ma oleks just inimese tapnud. Pole just esimene kord. Seekord oli teistmoodi. Seekord ma nägin oma ohvrit. Vaatasin talle otse silma. Nad olid täis elu, unistusi. Siis, kes pauki ei olnud enam midagi. See läheb üle. Ära vaata mu ohvrit kui inimest. Vaata teda kui järgmist tööülesannet. Siis on mina ka enam inimene ju. Vähemalt oled sina relva taga päästikul vajutamas, mitte vastupidi. Kuidas? Lähme sisse. Tere tulemast meie katusele. Siit me tõmbame kõiki niite. Kunagi kuulus see suvila ühele mehele, aga ühel päeval meil tekkis temaga erimeelsusi ja nüüd see suvi kuulub meile. Aga kui maja päris omanik kadunud on, siis elektri ja vee ja asjadest peab ikka keegi maksma ju. Mina olen ju siin. Mina olen selle maja järgmine omanik. Vesi, elekter, kõik on õigeaegselt makstud. Keegi peaks siis uurima tulema, kui kõik korras on. Aga nüüd ma tahaks sulle kedagi tutvustada. Tema on Taavet Auk. Töötab politseis nooremuurijana. Toob meile kogu vajalikku siseinfo, mida meil eales vaja võiks minna. Mis siseinfot saab noore uurija kätte? See pannakse teistele kohvi tooma, mitte kõrge kaliibriga juhtumeid lahendama. Sa ei kujuta ette ka, missuguse kaalukusega infokilde saab kohvi tuues. On vaja lihtsalt osata pusle kokku panna. Ei kujuta tõesti. Kuidas see võimalik on? Ma ütlesin sulle, et mitte mingeid jälgi ja ikka suudab sinu detektiivist sõber üles leida helifaili, mis meid kõiki vangi oleks viinud. Mis sa arvad, mis oleks saanud, kui Markus selle helifaili üles oleks leidnud? Kuidas sa ei mõelnud selle peale, et selle nuhi kodu üles otsida? Taavetil on õigus. See on ikka väga algajalikke. Poleks Taavetit olnud. Oleks praegu meil kõigil ots peal. Mida sa kavatsed edasi teha? Mida ta edasi kavatseb teha, on see, et ta lööb selle detektiivi maha. Mul ei oleks vaja kedagi maha lüüa, kui sina poleks Alarit minema lasta. Sa ei aja seda minu kraesse! Taavetil oli jälle õigus. See on sinu süü ja sina pead sellega tegelema. Sul on nüüd valik. Kas sa tapad Alari? Või sa kõnnid siit välja ja me leiame sul asenduse, kes tegeleb nii sinu kui Alariga. Okei. Ma räägin Alariga. Ma püüan Alariga nõusse saada, et ta politseisse läheks. Mees, sellest jääb väheks. Alariga tuleb tegeleda lõplikult. Enne ma võisin olla nõus sellega, et su kaks maailma eraldi eksisteerivad. Aga nüüd, kui nad hakkavad põrkuma, peab see teine maailm hävinema.
okei, tegelen sellega. mida sina siin teed? Räägime kõigepealt sellest, mida sina teinud oled. Sa ikka ei suuda oma nina minu asjadest eemal hoida. Ma isegi lahkusin töölt selleks, et sa uurimise lõpetaksid. Ma oleks viitsid pidada ükskõik kelleks, mitte mõrtsukaks. Sa ikka mäletad, mille eest me vangis olime või? See oli enesekaitse. Sa ütlesid ise ka seda. Tõsi. Aga ma olen edasi arenenud. Ma suudan nüüd näha maailma laiemalt kui mingi juhtum või pisirööv. Ja palgamõrver elu on palju etem. Makstakse paremini vähemalt. Kule, pane see relv alla nüüd. Ma ei ole siin tapmas. Või noh, vähemalt veel mitte. Ja mida sa teed siis siin? Sa tahad, et ma lahkuks ja ma jätaks teid rahule? Kui sul vähegi ajusi on, siis jah. Võta see pilet. Kaasid närusest riigist, kus kurat. Võid seal uuesti oma büroo püsti panna, kui tahad mul täiesti savi. Tead, ka välja siit. Ma lasen nii sinul, Augul, kui ka sellel tšikil, kellega sa ringi lasid, elu lõpuni vanglas mädaneda. Ja kui ma ka ei leia piisavaid tõendusmaterjale, siis ma lasen teid kõiki oma enda käega maha. Igal juhul te saate oma tegudes karistada. Sul on homseni aega. Peale seda ma ei saa enam mitte midagi teha. Palun lihtsalt võta see lennupilet vastu. Ka veel. Nii, millega me tegeleme? Tead, see, millega sa siin praegu tegelesid, ma võiksin sellest vallandada lasta. Tead, Auk, see ei ole mulle sellest ajast meeldinud, kui sa siia tööle tulid. Nüüd ma lihtsalt tean, miks. No nii, milles probleem? Minule ei sobi see, kui minu partner annab kriminaalidele infot välja. Mida sa ajad? Sa oled täiesti segiga on minnud. Kao välja siit. No räägi siis, kus saadi teada, et meil on informaator?
tead, mis mina arvan? Ma arvan, et sa ei ole ikka veel suutnud leppida sellega, et mina olen ülemus ja püüad igast õlekõrjust kinni haarata. Ütle mulle, miks ei või siin formaator olla sina? Sul on sama palju tõestusmaterjali kui mul. mul oleks selle kohta infot, kui sa poleks Alarilt seda mälupulka ära võtnud. Okei. Sa oled endale mõttekaaslased näinud. Tead, mine parem tegele õige nuhi otsimisega. Ja järgmine kord, kui ma midagi sellist kuulen sind ütlemas, siis mul on sitt ja moos, et sa saad perfektiga läbi. Siin sa igatahes töötamist ei jätka. Tead, ühes asjas sul on õigus. Ma oleks palju parem ülemus. ma ütlen sulle selgelt, et Alari tuleb kõrvaldada. Ja mida sina teed? Lähed temaga mingit rahulepingut sõlmima. Oled sa tõesti nii kuradi naiivne, et sa arvad, et ta võtab need piletid vastu või? Ei arva. Ta lubas meid kõiki kas või ükshaaval maha lüüa, kui ta tõendeid ei leia. Ma andsin talle küll homseni aega otsustada, aga... Pers. Ja mis paneb sind arvama, et homseks ta meile juba tervet kuradi jaaskonda kaela ei aja? Sest tal ei ole tõendeid. Ainuke tõend, mis tal oli see mälupulk ja selle võttis ka auk temalt ära. Kasuta sõnu! Sõnadest ei ole abi. Sa värdis ütle mulle, miks Alari veel elus on ja miks Markus just minu kabinetis käis mingit fucking helifaili välja tuhkimas. Ma ei saa aru, kas sa oled tõesti nii loll ja arvad, et Alari lõpetab lambist poole pealt uurimise lihtsalt ära. Niimoodi me ei jõua mitte kuhugi. Ja kuidas me siis jõuame kuskile? Rääkides või? Mis sellest kasu oli? Sellele tropile tuleb lihtsalt mõistus sisse peksta. Me ei hakka praegu mitte kellelegi mitte midagi sisse lööma, okei? Kuradi, sa oled ikka samasugune debiilik nagu see vend seal. Kas te kumbki ei näe, et meie äri on perses? See vend ajab mingit vana sõprust taga ja sina veel kaitsed ka teda. Kuule, rahune maha. Sina pane üldse oma pauk kinni, sinu pärast me selles sitas olemegi. Saskia, las ma tegelen Alariga ja see on homseks unustatud. Siis me vaatame, mis Ivariga ette võtta. Et nüüd sa tahad veel mind ka maha lüüa või? Teed edu sulle. Kuhu sa nüüd enda arust lähed? Tead, äkki peaks sa siin samas maha lööma? Fucking palun rahune. Ei, päriselt ka, tuleks siin samas kasti lüüa ja probleem lahendada. Aitab! Vennal on suu pekki täis ja suuda enam mitte midagi öelda. Tead, see oli üks suur viga, et me su siia tööle võtsime. Mis edasi? Mis sa Alariga kavatsid ette võtta? Tegelen sellega. Nagu eelmine kord tegelesid. Noh, mida sa teed nüüd? Tapad mind samamoodi ära või? Mida sa teed nüüd? Tegelen Alariga, nagu ma lubasin. Sa läheksid natuke hea elama.
on infot uurija Taavet Augu ja detektiiv Ivar Muuli seaduse kohta. Ainuke asi, mida mina tahan, on täielik immuunsus meie tegevuse suhtes. Täieliku immuunsuse? Nalja teed või? Selle asemel, et Ivarit taga ajada, me peaks hoopis Saskia kinni püüdma. Tema on ju see, kes selle operatsiooni juhib. Ja kuidas sa seda teha plaanid? Meil ei ole mingit tõendeid. Kui me sinna lihtsalt relvadega paugutades sisse lähme, siis meil tuleb endal kohtuasi kaela. No, siis me leiame need tõendid. Me ei jaga tasuta vangist vabanemise kaarte lihtsalt selleks, et kedagi teist kätte saada. Leiame tõendid. Meil on sellega ikka maru hästi läinud. Ainuke tõend, mis meil oli, see oli Alari käes, aga selle võttis ka auk ära. Ja miks sa arvad, et Saskia sulle üldse mingit tõendeid annab? Nii palju, kui me teame, võivad nad sul seal lihtsalt kuuli pähe lasta, kuna sa tead liiga palju. Sellepärast me läheks sinna üksi. Ma oleks lihtsalt pidada ükskõik kelleks, mitte mõrtsukaks. Tead, äkki peaks sa siin samas maha lööma? See oli üks suur viga, et me su siia tööle võtsime. Mis Alariga tavatsid ette võtta? Tegelen Alariga, nagu ma lubasin. Siis läheks natuke kinni ära. Kaotsi ära, ma ei usu. Tõesti. Miks ma tegin? Kuidas sa sain selle lastejuhti? Rahune, nad ei ole veel siin, nii palju kui me teame, kaotsid ära meid. Mees, tapsid selle fucking naise ära. Mul ei olnud muud võimalust selle enesekaitse, ta võttis relva välja. Seis, Eesti politsei! Maa! Te olete arreteeritud kaotustatuna poemüüja Marge Mööri surmas ja relvastatud röövis. Teil on õigus vaikida kõike, mis te ütlete, võidakse kasutada teie vastu. Advokaat määratakse teile kohtu poolt, kui teil endal see puudub. Kaup on kaasas? Loomulikult. Oma püsikliente me ei võta. Kõik on ilusti puhastatud ja töökorras. Kõik, mis ma tellisin? Jaa. Ülemus asi sai kui lisameene panna ja äri hoidmiseks ja nii. Kuulsin, et teie ülemus on üldse hakanud väga drastilisi muudatusi tegema. Müüte nüüd narko asemel relvi või? Ei, narkot ka ikka. Aga tegeleme veel inimkaubanduse ja kõige muu illegaalsega. Inimkaubandus ka või? On see tulusari? Eestis väga kliente ei ole, aga väikseid lapsi tahtvad välismaal siin küll. Nii et tulusari. Tead, et üks asi, mida ma ei salli, on inimkaubandus. Eriti lastega. Rahu, ega sa meilt neid ostma ei pea. Sa saad meie klient olla niimoodi ka, et sa nende asjadega kokku ei puutu. Oot. Nii need asjad ei käi. Su kassi. Nii loll ma nüüd ka ei ole. Okei. Kas su pakkumine on veel jõus või? Aga pea meeles, et sa pead meile infot jagama. Ja see kehtib ainult vanade kuritegude kohta. Kui sa peale lepingu allkirjastamist veel midagi teed, siis on leping kehtetu. Selge.
ja nüüd räägi. Alari, tuleta meelde aega, kui sa vangis olid. Sa olid seal kõige väiksem või? Oi, pidi vist ikka päris õudne tunne olema. Mina ei kujutaks ennast üldse vangis ette. Sama 4 seina, aastaid järjest. Päikese valguse kätte saad võib-olla mõneks minutiks. Isegi minu jaoks tegelikult vist kõige raskem oleks ikkagi hommikul vara ärgata. Saad sa aru, ma olin nii lähedal vanglasse sattumisele ja see oli esimene asi, millele ma mõtlesin. Just neid väikeseid nüansse elul, kui ma hakkaksin igatsema. Pidi vist ikka pagan hea tunne olema sealt nii kiiresti välja saada. Mis Ivar üldse ütles sulle selle kohta, et sa nii vara vabaks jäid? Ma ei tea, mingi hea käitumine või midagi. Nojah. Tegelikult päris nii see ikka ei olnud. Teil oli vist tol ajal äkki, ma arvan, et üle poole aja oli küll vist varistada, kui me Ivari jutule läksime. Tegin talle ettepaneku. Mina kasutan oma tutvusi ja tema saab vangist välja ja vastutasuks töötab tema, ütleme, paar aastat minu. Aga kurat, mehele ei sobinud ju see. Ta oli ainult siis nõus, kui ma sinuga välja aitan. Algul ma kõhklesin, et kurat, kas on ikka hea mõte või? Aga kohe, kui Ivar oma tööga pihta hakkas, mulle tundus, et see on mu elu parim otsus. Vähemalt alguses. Kuradi täpne silma. Kõik tööd olid kiired, puhtad, jäljatud. Mitte ühtegi probleemi. Pärast seda paari aastat sa sündisid teda ikka tööd tegema. No kuule, ega potentsiaali ei saa siis raisku lasta. Ja ei, eks alguses ta luges küll päevi, et saaks oma töö lõpetada ja eluga edasi minna. Ütleme nii, et ta oli kui hunt, kes sai vere maitse suu. Ütle mulle, Alari, kas sina oled pidanud kunagi kedagi tapma? Loll küsimus, on ju? Muidugi oled. Siis sa tead ka, mis tunne on kedagi tulistada. Su vererõhk tõuseb. Sa tunned soontes elu voolamas. Sa tunned ennast elusana viisil. Kuidas sa ei saaks mitte kuidagi ennast tunda näiteks, ma ei tea, diioni telekat vaadates. Ja sellest satub sõltuvusse. Sellest adrenaliinist. Ja Ivariga oli täpselt samamoodi. No mis on, Alari? Kas kõrvadel on valus tõde kuulda või? Minu arust sellepärast ta selle pakkumise vastu võtsitegi. Aitab küll. Räägi nüüd August. Auk. Auk oli nuhk. Ta kogus meile kogu vajalikku informatsiooni, mida meil vaja oli ja selle järgi me siis toimisime. Ma ei tea, teil vist, ma ei tea, oli samamoodi, aga teie nuhk vist lihtsalt ei töötanud piisavalt kiiresti. Aga kui teie terve see äri oli nii veatu, siis miks sa praegu siin oled? Sest hunt läks hulluks ja hakkas lammaste asemel omasid jahtima. Mida see tähendama peaks? Selles, et meie ärid põhja läksid, oled Aari sina süüdi. Tänu Augule saime me teada, et sa oled meie tegevusele ohtlikult lähedale jõudnud ja sinuga tuleb tegeleda, aga noh. Ivar ei saanud sellega ju hakkama. Hakkas mingi tasuta lennupiletid välja jagama. Auk läks Ivari juttule, et
tänapäeva mees, niimoodi nad asjad päris ei käi, vaata. No ja siis tüli läks oodatust natuke suuremaks. Ivar pussitas teda. Ma ei ole Ivarit varem sellisena näinud. Metsik, vägivaldne. Ta pani mulle ka terakõrile. Ja tol hetkel ma sain aru, et nende äridega on nüüd lõpp. Meie nuhk on surnud, palgamõrvar on hulluks läinud ja noh, mida mina siis enam siin teen. Ja siis sa otsustasid oma kalli äripartneri rongi ette lükata. Okei, me peame Ivari üles otsima lihtsalt. Kas sa tead, kus Ivar olla võiks? Alari, Saska ei valetanud. Auk on surnud. Sa rääkisid teiste asjade kohta tõtt. See on Ivari kätte töö. Davai, tegeleme temaga hiljem. Pane ülesse. Ma nurin järjest. Jääb elama. Pane käed üles! Sa lihtsalt ei võinud neid lennupiletid vastu võtta või? Sa lihtsalt ei suuda minu asjade surkimist lõpetada. Sa ei saa aru ja ma sorgin su asjades sinu pärast. Ma oleks võinud 3 fucking aastat ära istuda seal ja rahulikult edasi elada. Ei! Sa ikka ei saa aru, et ma võtsin selle pakkumise vastu ainult sinu pärast. Selleks, et sina vangist välja saaksid. Minu pärast? Ei, seda sa tegid küll ainult iseenda pärast. Nüüd anna alla lihtsalt. Ei. Vangi ma küll enam tagasi ei lähe. Selleks, et sa mind praegu siin peatada saaksid, pead sa mind lihtsalt siin samaks praegu maha laskma. Ütle mulle, oled sa valmis seda tegema või? Jää seisma. Jää seisma või ma lasen! No anna minna. Teisi lennupiletid mul seekord kahjuks kaasas ei ole. Su äriga on niikuinii perses. Mida sa mu fucking tapmisega saavutada üritad? Ma vabanen hetkel ainsast tunnistajast, sinust. Ainsast tunnistajast? Aga Marko? Aga terve ülejäänud fucking politseiaaskond? Saska ka? Mida see krõhva sulle rääkis? Kõike.
ei ole piisavalt mune, et mind maha lasta. No näita kordki elus, et sa oled mees. No lase! 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 Sa tead, et ma pean sind arreteerima? Mul ei olnud muud valikut. Miks sa teda lihtsalt kinni ei pannud? Sa ei saa aru. Mul ei olnud muud valikut. Kõigil on parem, kui ta surnud on. Kui sa tahad, arreteeri mind. Rahune maha, ma ei tulnud siia selleks, et sind arreteerida. Miks sa tulid? Ütleme, et mu allikatelt tuli väike vihje, et sa oled reisile. Ja kas tohib küsida kuhu? Reisile. Ära siit, kaugel ära. Naudin vaba inimese elu, kui nii võib öelda. Ja naudi, kuni sa veel saad. Aga ühel päeval sa teed vea. Ja siis tead, et mina olen sinu koduuksel käeraudadega ootamas. Oi, politseiherra, sellepärast ei pea küll muretsema. Meie teed enam ei püstu. Ma ei oleks selles nii kindel. Tead, teiesugustel inimestel ei suuda elada ilma probleemideta. Jah, kuidas arvad? Ta oli olnud kõvasti Martist pool. Tule siis. Oi, tervist. Kuule, kuulsin, et said ametikirjandust. Palju õnne sulle. Kuule, aitäh. Tead, jah, sai küll. Aga kuule, võta tool endale ja vaatame selle lepingu üle. Nii, pane siia allkiri ja siis sellele ka. Ja pastaks. Nii, ja siis selle jätta endale. Teeme nii. Aga kuule, teisipäeval näeme siis. Jah. Ole kena. Teeme nii. Vanad mustrid taas laotan laiali. Labürindi müüre laon. Ja siis sinna
sisse kaon. kui kõik on hullud, kes siis valvab kongi just, kust leida valgust, kui kõik on ainult must. suuri plaane vahendan, enda valu lahendan. nii see jääbki, kõik kordub uuesti. vanad mustrid taas laotan laiali. labürindi müüre laul ja siis sinna sisse kaon. kuule, täna sööma ka lähme? Lähme ikka, jah. No lähme võtame kergelt tankla purki ja... jaa, võtaks praegu. See on hea mõte tegelikult, aga... sa kuulsid seda, kuidas see William Seevel oli? Tühi. Kas sa katta, ma teen lahti. Teeme nii. Oot. Ma võin selgitada.